Nii, Jumala rahu, armas kogudus. Nagu näete, pealkiri on siin juba olemas ja see on test. Ma olen sellest nüüd varasemalt juba rääkinud, meie testimisest, meie proovile panemisest, meie analüüsimisest. Nii et pean ütlema, et meid testitakse. Ja meid testitakse selleks, et mitte olla hea, vaid et olla parim. Ja Jumal räägib ka testimisest kui ühest tulekuumusest. Nagu põletakse. Ja põletatakse ära see räbu, mis meie ümber on. Kui kulda ja hõbedat põletatakse, siis põleb ka see räbu ära. Ja esile jääb midagi väga ilusat, mis hakkab läikima, särama. Ja Jumal teeb seda ka meie eluga. Ta ei taha meid läbi põletada, aga ta tahab, et me muutuksime puhtamaks ja säravamaks. Ja miks ta teeb seda? Ta teeb seda selleks, et me rohkem usaldaksime teda. Et me julgeksime usaldada Jumalat kõiges. Mitte ainult pisiasjades, vaid kõiges. Ja seda testimist võiksin ka nimetada või see testimine on nagu üks võistlus. Aga enne testimist on vaja treenida. Nii nagu kui tippsportlane tahab olla maailma tipus, siis ta ei saa olla selline, kes saavutab ühe võidu ja siis mõtleb, nüüd ma võin natuke tagasi tõmmata, sest ma olen sellel tasemel. Kui ta tõmbaks ennast tagasi, ega enam ei treeniks ega pingutaks, siis ühel hetkel tema saavutus kustub. Ja tulevad teised sportlased, kes treenivad ennast rohkem ja saavutavad paremaid tulemusi. Nii et see võistlus, nagu olümpiamängude võistlus, mul meeldib olümpiamängud, täna hommiku räägiti sellest 80-ndatest Pirita olümpia purjeregatist ja seal olid ka toodi tipud kohale. Ja võistlus on nagu see test, millest me läbi läheme. Kui saavutus või tulemus pole see, mida sa soovid, siis tuleb muuta oma treeningkava ja võib-olla tuleb teatud lihaseid rohkem treenida. Ja selleks on ka treenerid, kes siis vaatavad läbi sind. Ja meil on ka Jumal, kes vaatab meid läbi. Ja mõnikord on vaja midagi rohkem treenida. Aga on, kuidas on. Kui sa tahad olla tippsportlane, siis on see üks igi ja vaev. Olete minuga nõus? Kui sa tahad tööga rikkaks saada, siis see tähendab ühte igi ja vaeva. Ühte paleigis olemist. Nii et kui mõtelda nüüd selle kristlase testimise peale, siis ma ei tahaks öelda, et see on nagu hingeliselt ja ihulikult üks igi ja vaev. Mõni on mul ütelnud, ma olin 3 tundi põlvili maas, aga mul oli nii raske. Ma ütlesin, aga miks sa siis istunud? Oleks saanud rohkem aega võtta veel. Miks sa pead oma elu raskeks tegema? Jumal ei taha ihulikult ja hingeliselt me nagu kannataksime või oleks meil kuidagi raskus kogu aeg koorem õlgadel. Siin on üks testimine. Mina korstapühkija kursustel. Tegelikult ei ole. Juukseid rohkem. Aga seda ma veel ei panen selle praegud. Aga mõelge, kui selline testimine oleks selline vaevamine ja selline, ma arvan, me kõik oleksime kustunud juba. Aga mida Jumala sõna ütleb Matteuse 11.28? Jumal räägib oma testimisest. Peaks see kuskil olema, vaatan. Jah, näen siin. Tulge minu juurde, kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Huvitav, et Jumala testimine on hoopis teine. Kuid ma ei tahaks öelda, armsad sõbrad, et see ei ole higi ja vaev vaimulikus mõttes. Et ma võiksin sama lihtsalt olla ja
vaimses mõttes on ka teatud, aga see ei ole selline higi ja vaev, mida ihulikult ja hingeliselt peaksime tegema. Tema treeningkava ei ole üldse võimatu. Seal ei ole vaja nagu niisugust erilist pikkust, nagu korvpallimängijal oleks vaja. Sa ei pea olema 2 meetrit pikk. Sa ei peaks olema ka, kui tahad olla maadleja, sa ei peaks olema oma kehaehituses niisugune jässakas. Ma mäletan, ühte huvitav lugu oli, kuidas üks 3-14-aastane poiss läks treeneri juurde ja ta oli nii kitsakas, tal oli maadlusdress seljas, paistab, et ta tahtis maadlejaks saada. Aga tüdrukud ei vaatanud teda kuidagi ja siis ta ütles, et treener, öelge, mida ma peaksin pumpama, et tüdrukud hakkaksid vaatama minu peale. Ja treener vaatas ka üksi silmi, et ta on ikka kilu küll ja ütles, et mida sa peaksid pumpama? Pumpa naftat! Pumpa naftat! mis ma peaksin pumpama, et tüdrukutel meeldida? Pumpa naftat! Jumalas ei pea olema pikk ega jässakas. Jumalas oled see, kes sa oled. Aga teatud asju me peaksime tegema. Nii et Jumalas mina usun, et saavad kõik olla parimad. Kui spordivõistlustes saab olla mõni üksik parim, siis Jumalas me saame olla kõik parimad. Ja parim ei tähenda seda võistlust, et ma hakkan ennast kellegiga võrdlema. Näe, ma olen parem kui Mirjam. Ma palvetan rohkem kui Kaie. Ma loen Jumala, see oleks nii rumal võrdlus. Järelikult on see midagi muud. Kuidas Jumal testib meid. Ja parim ei tähenda seda võistlust, et ma hakkaksin teistega võrdlema ennast, vaid kas ma usaldan Jumalat teatud olukorras või teatud situatsioonis, mis minu peale tulevad. Ma olen täna kuulnud, mul oli raske, aga ma läksin, andsin Jumala kätesse ja asjad laabusid. Heas usus, sõbrad, me võime hüpata kõrgus 30 sentimeetrit. Hüpata sinna, hüpata tagasi. Hüpata kirikusse, kirikust kodu, 30 sentimeetrit sinna, 30 sentimeetrit tagasi. Aga teate, mida Jumal teeb? Jumal tõstab rati 3 meetri peale, mis inimlikud on võimatu. Aga Jumal tahab asjad võimalikuks teha sinu jaoks. Jumal tahab anda sul head soosingut. Jumal tahaks, nagu ütleme seal regatil, ta tahab anda sukest pärituud sulle. Et oleks kergem purjetada siin elus. Ja õige treeningkava Jumalas viib ka meid sihile. Peame olema teadlikud, et testimine seisab ees selleks. Tähendab, testimine seisab ees ja selleks me peame midagi tegema. Olete minuga nõus? Kui sa oled teadlik selles, et üks olukord võib tulla minu ellu, kuidas siis selle olukorrale vastu seista? Kuidas selle testimisest läbi minna? Ja Jumala treeningkava on väga lihtne. Loe Jumala sõna, palveta, otsi osadus kaaskristlastega, selleks on kogudus või naistekas või meestekas. Ja peale seda, mida veel? Ole abivalmis, ole lahke, ole rõõmus, ole helde, ole leplik, loobu taga rääkimisest. See on see õige treeningkava, mida Jumal on meile andnud. Ja kui me seda järgime oma elus, teate, ükstaskõik, mis olukorrad tulevad meie vastu, aga me oleme võidukad. Me oleme parimad, sest me oleme treeninud end selleks. Ja meie testimine toimus siis läbi erinevate eluolukordade läbi. Olgu siis selleks kas majandussurvetis või koondamisteade või paha analüüs arsti käest. Mida iganes see oleks. Aga olukorrad testivad meie elu. Ja mida sa selles olukorras teed, kui see tuleb sinu peale? Kas sa oled valmistunud ennast? Kas sa oled valmis selleks? Ma olen tihti inimestelt kuulnud ka seda meestekas ka. Mul pole aega olnud Jumala sõna lugeda. Elu nii kiire lihtsalt, mul polnud aega.
ma ei saanud tulla, sest mul oli nii kiire. Ja inimesed leiavad ju erinevaid vabandusi. Mul pole aega, mul on kiire. Ja inimesed tahavad saada palka, aga ei taha tööd teha. Andke mulle mu palk, aga ma ei taha tööd teha. Küll oleks tore, kui saaks minna niimoodi tööandja juurde. Et andke mulle mu palk, aga ma tööd ei taha teha. Ja ülemusele võta. Aga vist ei ole sellist asja. Ma ei usu, et Toomtekstiilid aina läheb, et ma ei viitsi tööd teha, aga andke mulle mu palk. Tutkid vasja. Ei saa midagi. Ei anta midagi. Tahaks medalit, aga ma ei viitsi joosta. Andki sama. Tahame sellest testist läbida, aga ilma midagi tegemata. Merka läheb varsti eksamit tegema, aga ma ei viitsi õppida, ma ei taha õppida, aga lubage lihtsalt andke mul niisama see, ma olen ju hea inimene. See nõuab pingutust. Iga test meie elus nõuab teatud pingutust. Aga teate, kui meie oleme õiges treeningkavas olnud ja treeninud oma südant Jumalas, me julgeme usaldada Jumalat kõiges. Julgeme usaldada, et Jumal aita mul meelde tuletada need, mida mul on õppinud. Jumal aita mul meelde tuletada need tõotused, mida ma olen lugenud sinu sõnast. Ja niimoodi, kui sind testitakse, sul on kergem läbi minna sellest testist. Ja me jõuame, see on eessõna, me jõuame siis testimise juurde. Testimisest eelmine kord juba ühe punktina tõin teile sellest, et testimisest läbimine tekitab suurema usalduse Jumala vastu. Ja ma püüan seda lahti mõtestada, mida ma mõtlen sellega siis. Kui me oleme läbinud testi. Kui Jumal on pannud midagi meie südamesse, me oleme selle ära teinud. Milline rõõmu tunne sinu seest tuleb, sa usaldad Jumalat kõiges. Ja sa tunned, et see on nagu võit sinu elus kohe. Sellest me räägime teine kord, aga see usaldustunne Jumala vastu. Keebira kiri 11. peatükk ütleb, ma ei hakka seda varti siia panema, aga see on, mis on usk? Usk on usaldus ja veendumus asjadest, mida me ei näe. Nii et usk on usaldus. Nii et Jumal testib meid ja kui me oleme testist läbinud, kui ma olen need asjadest läbinud, mida Jumal on minu sisse pannud, mul on nii austus ja respekti usaldus Jumala vastu. Kui ta mind juhtis sellest läbi, siis ta võib ükskõik millist asjadest läbi juhtida. Kui Jumal võttis mul selle haigus ära, siis ta võib ükskõik millise haigus ära võtta. Kui Jumal aitas mul sellest olukorrast välja tulla, siis ta aitab kõigest olukorrast mul välja tulla. Ja mul tekib usaldustunne Jumala vastu. Ja siis sellest ma saan aru, et kui mind testitakse, ma usaldan Jumalat. Ja kui ma testist olen läbi läinud, siis ma usaldan Jumalat veel enam. Ja testimine teeb mind puhtamaks. Usu testimine olukordade kaudu, sinu elu läbikatsumine, proovile panemine, eksami sooritamine. Täna ma ei saa rääkida päris positiivsest testist, aga see positiivne test on mõnikord väga vales mõttes. Koroona ajal keegi tahtnud positiivset testi. Huvitav, et see aeg pööras kuidagi mõned asjad pea peale. Aga tegelikult me tahame seda positiivset testi, et meiega on kõik korras. Meiega on kõik hästi. Jumal on meiega. Taania ütles, et Jumal on kõikjal. Ja Jumal mitte ainult nii kuidagi midagi, Jumal on su kõrval ja Jumal on su elu. See on elustiil. Ma loeksin nüüd natukene 1. Peetruse kirjast siin mõningad kohad. Ja testimine käib selle sisemise võitlusesse ja elu ongi võitlus hea ja kurja vahel kogu aeg. Ja kui 1. Peetruse 4. peatüki lahti teed, siis 1. salm hakkab rääkima sellest, et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast.
nii et ta maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Sest te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises, prassimistes, joomingutes ja sündsusetuses ebajumala teenistuses. Just seepärast nad võõrastavad, et te nendega ei jookse kaasa selle sama ulaelu voolu ja teotavad teid. Nemad, kes peavad aru andma sellele, kes juba on valmis tulema kohut mõistma elavate ja surnute üle. Nii et testimine üks sisemine võitlus. See on vastupanemine oma tahtele, oma himudele, oma patule. See on, kas sa lähed kaasa oma himudele või annad alla. Lähed kaasa ja annad alla. Või seisad vastu ja palud Jumala tahet. See on üks võitlus. See on nagu üks test. On olukord ja selles olukorras nüüd otsustatakse, mida sa teed selles. Jumal, tule, usalda mind. Ei, ma tahan seda oma tahet. Ma arvan, midagi on paremat veel. Mul meeldib ikka see näide, kuidas inimene hakkas uppuma ja palus Jumal aita mind. Ja Jumal saatis siis päästeparve ja ütles, tulge peale. Ei, Jumal aitab mind. Ja pärast uppus ära ja ütles, Jumal, miks sa mind ei päästnud? Jumal ütles, ma saatsin ju päästeparve sulle. Mõnikord inimesed lähevad nagu teatud rumalusse. Ja 12. salm 1. Peetruse kirjas ütleb, armsad, ärge võõrastage enesest tule kuumust, millega teid pannakse proovile. Ärge võõrastage seda, kui tuleb see testimine ja pannakse teid proovile. Nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage. Et nii nagu te olete Kristuse kannatuse osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Testimine nagu see tulekuumus, mis tuleb meie üle. Aga me võime selle sees rõõmustada, sest issand on imeline ja tema ilmub ühel päeval. Ma lugesin täna laule ja seal on lugu, kuidas Taavet ka halab vahepeal, aga siis ta hakkab rääkima, kuidas Jumal tuleb teda päästma. Kuidas tema on ima sõrmetest tuleb tossu ja välku ja see on imeline, vaatab, vau. Ja korraga ta tunneb ennast nii võidukalt ja siis ta hakkab parastama neid vaenlasid, aga te saite, ma purustan teie hambad. Oli hetk, kus ta oli seal kannatuses ja raskuses. Ta oleks pidanud olema kuningas. Ta oleks pidanud olema kuninga väimes, sest ta tappis koljati ja tõotus oli, aga kuningas muutis meelt ja hakkas Taavetit kiusama, tagajama. Tema soov oli tappa Taavet, see Jumala võitu. Ja Taavet oli hädas, aga siis tõusis üles ja oli jälle täis võitu. Teda testiti kogu aeg. Testimine on loomulik asi meie usu elus, täpselt nagu surm. Keegi saa öelda, mina küll kunagi ei sure. Keegi saa seda öelda. Me kõik sureme ühel päeval. Samuti on see testimine väga loomulik osa meie usu elus. Aga kui me oleme testi sooritanud, see on vautunne. Me varsti kuuleme tunnistusi Merkalt, kui ta on eksami sooritanud ja läheb puhkusele, küll on hea minna puhkusele. Kui ma olen vorstna pühkimise testis ära teinud ja ma tean 5 aastat on jälle hooletu, küll on hea tunne. See on kohe vautunne. Et ma ei pea jälle see 2 kuud higistame ja mõtleme jälle igasuguste reeglite ja seaduste peale õppima ja tuupima neid numbreid pähe. Ma olen selle eksami sooritanud. Ja ühel hetkel tõesti võib olla see, et ma olen seal arvuti ees ja mul on antud 30 küsimust ja igas küsimuses on 2 õiget ja 3 valet, nii et sa pead 150 küsimust teadma vastused 150 küsimusele. See on üks päris pinge, mis tuleb. Aga kui sa oled selle sooritanud, kui sa näed arvutis, sa lähed ka ID-kaardiga, tänapäeval on selline, et sa lähed ID-kaardiga sisse ja paned oma nimed ja siis sa lähed sealt edasi. Aga kui sa oled sooritanud, tuleb roheline kiri, olete sooritanud. Vau, küll on hea tunne. Ja see on niisugune pinge, kui sa paned, mida ta nüüd annab, kui palju on neid valesi, kas on rohkem kui vaja. Aga kui sa oled selle võidu kätte saanud, milline
nagu siuke koorem langeb su pealt. Ja Jumal tahab seda vautunnet meile kogu aeg anda, kui ta testib meid. Ta tahab, et me kogeksime seda. Nii. Usaldusest ma rääkisin. Ja testimisel Jumal annab tõesti kogeda seda tunnet, et midagi pole võimatut temas. Midagi pole võimatut temas. Sa võid täielikult usaldada Jumalat. Nagu ma eelnevalt rääkisin Kuuba reisil ja kui ma tulin tagasi jälle Kanadasse, ma mõtlesin, maailm on väikseks jäänud. Huvitav tunne, kui sa pisikesest Eestist läinud kuski suurte maailma reisinud üle 40 000 kilomeetri ja ühel hetkel vaatab, vau, kõik on võimalik siin ju. Siin on kõik võimalik. Ja tegelikult see on tohutult avardamine. Tulles tagasi Eestis, see maailm on ikka vägev. Ma olen seda avarust näinud. Kui tore, et Jumal on andnud sihukese võimaluse. Ja kui sa usaldad näiteks kedagi inimest, mida sa ootad? Kui sa oled kogenud, et sa oled usaldanud kellegile näiteks oled usaldanud kellegile oma auto. Keegi ütleb, kuule, anna mulle oma autot. No võta. Ja ta toob sulle selle auto tagasi, ta on puhtaks pestud. Ja ta ütleb, ma panin paagiga täis. Tekitab usalduse tunde. Ja kui ta järgmine kord tuleb, võta. Aga kui ta tuleb lömmis ja tolmuni ütleb, kuule natuke läks sinna vastu, teisse vastu ja siis saad ta lõpuks korda ja siis ta tuleb jälle, anna jälle autot. Siis ütleb, ei. Rendi parem. Sa ei saa usaldada enam, kui ta rikub seda usaldust. Nii et minu lõpp. Kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. Usu läbi temasse. Nii et kui tuleb su peale raskused, pinged, kannatused, haigused, siis Jumala sõna ütleb, usu läbi temasse. On meil julgus ja usaldav ligipääs. Me võime usaldada Jumalat kõiges. Oma olukordades. Ja see on see test, millega Jumal testib meid. Kas me usaldame teda või usalda? Nii et hoidke oma fookus Jumalale. Treeni ennast selleks, kui tulevad olukorrad, et sa oleksid valmis nendest läbi minema. Ja ära jäta hooletusse, koos käimist, Jumala sõna lugemist, palvetamist. Sa ei pea tund ja 23 minutit palvetama, sa võid ka 23 minutit palvetada. Kui sa täistükki ei jõua, võta pool tükki. Aga hoia oma fookus sissandas Jeesus Kristuses. Ja kui tulevad rasked olukorrad, teate, sul on need tõotused, mis Jumala sõnas on, sul on need südames. Ja sa hakkad ka neid välja elama. Kui tulevad haigused, tema vermete läbi on tervis mulle tulnud. Kui tulevad võimatud olukorrad, kõik on võimalik temas. Ja need hakkavad sinu sees elama ja toimima. Kui sa oled negatiivsust täis ja keegi veel ütleb, ära püüagi, ära proovigi, siis juhtu midagi. Lõppu üks hea anekdoot. Kuidas mees läks koju läbi surnuaia ja kukkus värskesse auda. Ja proovib sealt välja tulla pime aeg ja ei saa mitte kuidagi. Aga lõpuks ka suvini ilm väga külm ei olnud, mõttes, et ta jääb lihtsalt sealt, magab seal lauas ära, et kui hommik tuleb ja tulevad keegi, siis aitavad ta välja sealt. Ja jäi sinna siis pimedasse, sinna hauanurka siis kössi ja jäi magama. Ja läbi une kuuleb, et keegi kukkus ka sisse veel. Ja tuleb välja, et tema naaber oli ka sisse kukkunud sinna täpselt samuti. Ja proovis seda kraapida, aga mitte kuidagi ei saanud välja. Ja siis ta vaatas ja mõtles, ütles, et lihtsalt siuksed sõnad. Ma proovisin, ära proovigi. Ja kui ta seda oli öelnud, oli naabrimees sutsti väljas ja jooksu jalu pani minekut.
et ära proovi. Aga selline see elu on, meid testitakse, meid proovitakse, nii et armsad sõbrad, lähme ja käime võidukat elu. Ja selleks olgu sinu vaim treenitud. Sul ei ole vaja erilist kasvamist või kasvu. Võta need lihtsad asjad, mida Jumal on meile andnud. Ja mine nendega. Ja sa võid nautida seda elu, mida Jumal on sulle andnud siin elus. Elu on lill. Mulle meeldib see elu. Nii et sa saad ka nautida seda elu, mida Jumal siin on sulle andnud. Paradiis ei hakka midagi peale meie surma, vaid paradiis hakkab juba meil siin pihta, meie südames. Sest Jumala riik on südames. Nii et hoia seda pilku, et see oleks üles ehitatud. Et kui tulevad need raskemad ajad sellele vastu, et sul on julgus seista ja usaldada Jumalat kõiges. Vot need mõtted, mida ma tahtsin sinule jagada, võta see kinni, katsu see läbi, mõtiskle selle üle, kui sul on arvuti, saad ka Facebookis selle üle kuulata, meie kodulehel üle kuulata, nii et usun, et see õnnistab sind Jeesuse nimel. Aamen.